päris tugev naisterahvas olin, et ma tõstsin 60 kilost kartulikoti 2 käega ülesse. Ja nüüd on see, et ma ei saa isegi füüsilist tööd teha. Angelika haiguslugu sai alguse songast, mida põhjustabki kõige sagedamini raske füüsiline töö. Kahjuks tabas sama mure naist 2 korda. Ühe korra käisin haiglas ära operatsioonil, siis oli pisike song, siis oli nagu normaalne, aga ta tuli tagasi ja siis tuli, ütleme, lapse pea suurune oli. Et tuli tagasi, siis ma hakkasin uuesti füüsilist tööd tegema. Tablette hakkasin valaid võtma vahepeal ja neid valuvaigistit, mida ma tegelikult ei oleks tohtinud üldse võtta. Et nagu näiteks ibumetiin mulle ei sobinud, et see oli väga halb. Teine songa haigestumine langes Angelikal kokku ka üldise suurema stressiperioodiga. Ta ei tahtnud minna arsti juurde, sest ta kartis. Õhtuti oligi nii, et valud õhtuti ja võtsin veini, viina, võtsin paar pitsi ja siis võtsin ka vahelduseks. Kui viina ei olnud, siis oli rummi ja niimoodi ja siis tabletid alla ja oligi stress, pinge oli väga tugev ja kõik siuksed mured kasvasid üle pea ja nii hakkaski mul minema. Et liiast läks see käest ära mul ja see viis mu sinna kooma. Et see on väga halb ja ma tahan teistele inimestele seda öelda, ärge tehke seda viga. Minge, kui te tunnete ennast halvasti või midagi tunnete, minge, makske see 5 € visiiditasu ja minge kontrollige. Et mul tekkis suur põletik, song lõhkes, nagu ma aru saan, ja nüüd on mul suhkruhaigus tänu sellele kõigele, et kõhunääre on lõigatud ja ma ei häbene seda öelda, et ma ei taha, et keegi siukest asja läbi elab. Nad üldse imestasid, ma üldse ellu jäin. Angelika veetis haiglas 8 kuud. See tähendas palju operatsioone ja pikka taastumist. Osa taastumisest kestab siiani. Uus elu on utsitanud uuele elustiilile, näiteks toonud kergema toidulaua. Aga mõni haigusjärgne elustiili muutus on vältimatu. 4 korda päevas süstin, nii nagu, ja öösel käin ka üleval, et pean stoomi hooldama nagu väikse lapse eest, täpselt samamoodi, et puhastama, tühjendama, hooldama. Tartu arstide eest on Angelika siiralt tänulik. Ütleme nii, et kõik oli fantastiline, alati jooksid, kui ma õikasin, sest mina ei ulatanud kella lasta, ma alati karjusin, et vahepeal nutsin seal ja palusin abi ja jääbki veel ainult üks oluline sõnum ja õppetund. Apteekist ärge ostke niisama ravimeid, nagu mina seda tegin. Et võtsin igasuguseid, mis on ilma retseptita, igasugused valuvaigestud katsetasin, et ärge ostke neid, et mingi arsti juurde parem, et ravige ennast ja olge tublid selle koha pealt.